Nüüd kursusest Keel ja ühiskond, selle üldpõhimõtetest. Kursus annab ülevaate keeleteaduse kaasaegsetest suundadest eesti keele näitel. See kursus on laiem oma nii-öelda haardelt kui senine eesti keele struktuurikursus, mis oli üsna kitsalt suunatud eesti keele ehitusele ja lingvistilisele analüüsile. Nüüd keele ja ühiskonna kursus räägib ka teistest keeleteaduse harudest, keele tüpoloogiast, keele ajalust, sotsiolingvistikast, keele ökoloogiast, keelest ja geneetikast ja räägib sellest siis palju avaramalt ja seetõttu eesti keele struktuurile pühendatud osa on väiksem, aga samas eesti keele struktuurile pühendatud osa on antud võrdluses teiste keeltega, ehk siis on võetud tüpoloogiline lähenemine. Kogu kursuse eesmärk on tekitada huvi keeleteaduse vastu, ehk siis me ei ole seal seadnud omale eesmärgiks mingisuguse kindla konkreetse aine sisu tuumiku, mis tuleb ära õppida, mis tuleb meelde jätta, on päris kindel. Et see jääb meelde mingiks hetkeks, siis kui tehakse kontrolltöid, aga see läheb pärast meelest ära ja kui nad tulevad ülikooli isegi eesti keelt õppima, nad ei mäleta suurt sellest midagi. Ehk siis see aeg, mida me kulutame mingiks hetkeks mingite kesksete teadmiste äraõppimiseks, tegelikult on väikese kasuteguriga, sest see läheb meelest ära. Seetõttu see eesmärk on rohkem selline aimealane, tunnetuslik ja reflekteeriv. Me üritame selle kursusega õpilases tekitada huvi, panna teda keelenähtuste üle arutama, kuid me ei sea väga oluliseks eesmärgiks, et ta peab tingimata midagi ära õppima. Just nimelt seetõttu, et on päris paratamatu, et need asjad lähevad meelest ära, kuna tegelikus elus neid väga tihti vaja ei lähe. Nüüd metoodilised suunised selle kursuse õpetamiseks. Õpik koos selle juurde kuuluva õppevaraga on alustekst, vähemalt me võtame teda kui alustekst, et selle alusteksti põhjal saaks arendada keelepädevust, õpilaste funktsionaalset lugemisoskust. Õpikutekst, keele ühiskonna õpikutekst tuleb suhteliselt tihe ja mitte selline väga pinnaline, pigem võiks öelda, et nagu täiesti piisav ülikooli ettevalmistuseks, mis tähendab seda, et selle tekstiga töötamine nõuab õpilaselt pingutust ja just nimelt sellest tekstist läbinärimine, sealt olulise info leidmine on üks eesmärke, et ta suudaks keerulist teksti mõista, selle üle arutleda ja seda analüüsida ja tulemusi ka kõnes ja kirjas väljendada. Et see on siis ka selle keele ühiskonna kursuse nii-öelda fookus sellise ainega töötamine, selle üle arutlemine. Ja selle kõrval, kuna kõik see arutlemine ja lugemine on ju keelepädevuse arendamine, siis see keele ühiskonna kursus peaks õpilast arendama ka selleks, et ta suudaks paremini teha emakeele riigieksamit, seda uut eksamit, kus alustekstidega töö on tähtsal kohal. Nüüd lühike ülevaade ka kursuse sisust ja iseäranis sellest, kuidas seda kursust õpetada 2011. õppeaastal, kui õpikut veel ei ole. Ja siin ma olen üritanud igal pool, kus võimalik, anda viiteid elektroonilistele materjalidele, mida siis on võimalik alla laadida ja kõik see sama informatsioon, need lingid, kuhu te saate klikkida, need on ka uue emakeeleõpetuse veebivaramus üleval, nii et sealt saate siis otseselt viiteid nende materjalide juurde. Siis kursuse sisu, alustame esimesest nagu teemast, keele olemuse tekkimine, see õpikus saab olema 2 peatükki ja me soovitame seda käsitleda 3 tunnis mahus. Seal on keelemärgisüsteem, keelefunktsioonid käsitluse all ja kuni õpikut veel ei ole, uut õpikut võib vabalt kasutada eesti keele struktuuri õpikut ja peatükki 1 ja 2, kus need samad teemad on käsitletud. Teine osa kursusest on maailmakeelte kujunemine, õpikusse on planeeritud 4 peatükki, käsitleda võiks seda 6 tunni mahus, seal on keelest ja geneetikast ja keelte levikust maailmas, nende keelte laiali levikust maailmas, ka keelte liigitamisest, keele tüpoloogiast ja keelepuust ehk ajaloolisest liigitusest.
Seda ainet saaks käsitleda ühes minu artiklis Uued tuuled ajaloolises keeleteaduses, Mati Erelti artiklis keeletüpoloogiast, mis on oma keeles ilmunud, mõlemad on elektrooniliselt kättesaadavad. Ja samuti on võimalik kasutada õpikut eesti keele struktuuri peatüki 29, kus on juttu suurematest keelkondadest ja soome-ugri keelkonnast samuti. Kolmas osa eesti kirjakeele kujunemine planeeritud on 5 peatükki, kuluda võiks selle aine käsitlemisele 7 tundi. Ja siin on alguses juttu keele muutumise mehhanismidest, variatiivsusest ja selle olulisusest keele muutumisele, ka keele kontaktidest ja nende rollist soome-ugri keelte kujunemisele. Materjalina võiks soovitada õpiku ilmumiseni Jaan Õispuu Läänemere soomlane ja tema keel, mis on ilmunud ajakirjas Oma keel, ja Kalevi Viigi raamatut Eurooplaste juured, sealt leheküljed 30–50 annavad hea ülevaate kontaktiteooriast. Sellest elektroonilist versiooni ei ole ja tuleb siis kasutada raamatut. Ülevaade tänapäeva kirjakeele kujunemisest õpikusse on planeeritud 4 peatükki, sellest alates varasematest üleskirjutustest kuni kaasajani välja. Ja kuni õpikut veel ei ole, võib kasutada Martin Ehala õpikut Eesti kirjakeel, mis on ilmunud 1998. aastal ja seal on iga peatüki taga lisalugemine, umbes 2 lehekülje pikkune lisalugemine. Neid on umbes 20 seal peatükkide taga ja kõik need lisalugemised tegelikult annavad ka ülevaate eesti kirjakeele kujunemisest algusest kuni kaasajani välja. 4. osa eesti keele eripära, see on kõige mahukam osa sellest õpikust, 8 peatükki ja selle käsitlemisele võiks pühendada 12 tundi. Algab keeletüpoloogiaga, sagedaste haruldaste keeletüüpide defineerimisega, jällegi Mati Erelti keeletüpoloogiast. See artikkel võiks olla aluseks ja samuti eesti keele struktuuri peatükk 31, kus on samuti natuke kirjeldatud eesti keele eripärasid teiste keeltega võrreldes. Ja seejärel juba tulevad ülevaated eesti keele ehitusest, häälikusüsteemist, selle eripärast kasutada võiks eesti keele struktuuriõpikut peatükk 3 ja 6, siis ka morfoloogia õpetamiseks eesti keele struktuuri peatükke, siin on loetletud 9 kuni 20, aga mitte kõiki peatükke, sest eesti keele struktuur on suhteliselt mahukas õpik ja sealt tuleb võtta pinnaliselt, et ajaliselt ära mahtuda. Morfosüntaksi ja lausetüüpide kohta samuti eesti keele struktuuri õpikuid peatükke 24 kuni 28, nendest saab selle kohta materjali. Õpiku viimane osa on tänapäeva eesti keel, planeeritud 3 peatükki, käsitleda võiks 5 tunni mahus ja see algab tänapäeva eesti keele varieerumise käsitlusega, keelekorralduse ja keelehoolde olulisusega. Selle kohta võib õpiku ilmumiseni kasutada Tiit Ennoste artiklit või käsikirja Eesti sotsialekitide seisund, mis on kättesaadav Haridusministeeriumi kodulehelt ja link on siin ka olemas. Siis seejärel Eesti mitmekeelse maana, Eesti keelepoliitika ja keelepoliitika põhimõtted ning keeleökoloogia ja eesti keele tulevik, kuni õpikut ei ole. Soovib kasutada Mart Rannuti, Ülle Rannuti ja Anna Versiku Keel, võim ja ühiskond. Seda õpikut sealt lehekülgi 194 kuni 215. Õpik Keel ja ühiskond valmib 4 autori koostöös, seal olen mina, Üli Aabiht, Petar Kehajõu ja Anastasia Zabrotskaja. See peaks olema valmis 2012. aasta emakeelepäevaks, nii et kes on selle tellinud, siis põhimõtteliselt saab juba teise poolaasta lõpupoole kasutada seda õpikut mõnede teemade käsitlemiseks. Nii et jälgige selle õpiku valmimust, jällegi uue emakeeleõpetuse veebivaramus, aadress on siin olemas www.künnimees.ee ja /UE ja seal on palju metoodilisi juhendmaterjali, videoloenguid, uuringuid ja uute õpikute näidiseid ning õppevara üles pandud uue ainekava järgi õpetamiseks. Aitäh teid kuulamast ja jälgige ka teisi loenguid juba konkreetsemalt praktilise eesti keele kursuste õpetamiseks ja emakeele õpetamiseks põhikoolis.